teeme nii. Внимание, говорит Москва. Nii, kajakad lendavad mere kohal ja meie alustame oma Saamose Vaba Hääle podcasti teist saadet. Just nii, tere ja Sagapoo, Malakas. Jälle salvab. Poolt. Me oleme hea maitse piiril või oleme selle juba ületanud ja miks ka mitte siis katsetada inimtunnetel. Nagu näha, me saame endale lubada veel teise saate tegemist. Et siiamaani KGB silm ja kõrv jälgib meid, prosit. Alfa oli ka vist mingisugune sisestruktuuri üksus siseministeeriumi all, minu mõelest oli Eestis või? Ei, ikka samas riigis, mille passia käes hoidsid. Ei, mul lihtsalt tuli sellega meelde, et siin on mitu teemat meil saates ka nagu tsensuuriga, et sõber helistas hommikul, kes käis Ameerikas. Oho. Ja siis ta ütles ka, et ta oli käinud jäähokit vaatamas kuskil Carolinas ja seal pole jääki? Vist on jääallid. Okay. Siis, et vanasti vaata jäähoki mängudele inimesed käisid, elasid kaasa, hüüdsid, röökisid, andsid nõu, elasid ennast välja, eks ole, aga nüüd on niimoodi, et igal pool pidid olema plakatid, et solvavaid loosungeid mitte karjuda, mitte kedagi riivata, kellegi külgi ei tohi lüüa, riivata ei tohi. Et põhiliselt on nii, et mäng käib, siis kuuled kogu aeg, kuidas litter libiseb mööda jääd, kõik on vait. See on lihtsalt nagu tennis pidi olema selles nagu kuninglik mäng, et ei tohi isegi ainult mängida kaasa karjuda. Just, nemad omavad võivad karjuda üksteise peale. Mõte sellega seoses ma üldiselt reeglina ei võta osa igasugustest spordiuudistest, aga lihtsalt mul jäi silma üks Eesti spordiuudis, et nagu ma üldse ei loe üldse uudiseid, mitte ainult spordiuudised, neid ma üleüldse ei tee lahti, aga lihtsalt pealkirjad. Siuke uudis oli ERR-is, et Tänak, mul ei olnud kuskile minna, pidin lihtsalt kivile otsa sõitma. No, saate nüüd aru, meie esisportlane, okei, ma saan aru, naine viskab kodult välja, tal pole kuhugi minna. Kurat võtaks, meil on olümpiakomitee, meil on Viru varjete, sponsorlepingud, meil on, kus sa töötasid, eks ole? No lühidalt, meil on olemas kultuuriväärtuste amet. Kurat ei saa mehele ühetoalist korterit hankida, et ta peab kivi otsa sõitma ja seal lööbima. See ei ole Eesti riigi mainele kasuks. See niikuinii lekib juba välislehtedesse ja siis hakkabki see pihta. Oleks siis veel kännu otsa. No kännu otsa. No kännu otsas, jah, ega seal parem ei ole, aga jah, ma saan aru. Meil on sellega seoses Eesti rahval ju suisa laul, et istus metsas kännu otsas, aga see oli... Me juba jõudsime peaaegu, et saate lõpuni. Jah. Teeme täna lühemalt ja teeme täna kainemalt. Või teeme vastupidi. Mul siit kohalt ongi, et alustaks saadet sellega, et me esimene saade, mis ei olnudki väga ammu eetris, et siin on tulnud natuke vastukajasid, et näiteks natuke palju kajas. Keegi Urmas Alatski kirjutab, et kuulasin 30 sekundit, õudu. Näed, üks kuulaja. See on juba hea. See on juba hea. Esimene saade üks. Keegi Jüri Ennet Tallinnast küsib, et kas te edaspidi kavatsete juua enne või pärast saadet? Väga küsimus. Jüri enne meie pärast. Enne pärast. Meie enne pärast, jah. Kuidas tema, see on tema probleem? Filosoofiline küsimus. Ma arvan, et me võiksime teha seda siiski nagu üle ühe saate.
ja paneme selle enam selle või no pean silmas selle piiri enam paika niimoodi, et ta võiks stabiilselt nagu tasakaalus enam-vähem. 1,6 promilli. Võiks olla. Sellega vist saab siin isegi veel paadiga sõita. 0,5 on vist, ei 1,6 sellega vist enam ei saa. 0,5 on rahvusvaheliselt. Kahe peale saab võib-olla. Kahe peale, jah, siis küll. Muide, mul tuli meelde, ma ei tea, kas ma hüppan jälle ühest. Ilmselt küll, jah. Jah, teise, aga ma lihtsalt avastasin, et siin oli veel üks Eesti uudis, mis mulle jäi silma. Ma jällegi lahti ei hakanud klikkama, aga lihtsalt mulle meeldis pealkiri või noh, tead ärvitas. Mind kui lugenet, mind kui maksumaksjat. Lugeja siis loeb ERR-ist, et lapsed ootavad vanematelt infot küberkiusamise kohta. Vanemad loodavad koolile. No tohoh kurat. Tegelikult peaks olema nii, et lapsed peaksid julgema vanematega rääkida. Mõnikord tulebki võtta kodust lihtsalt isal või emal käest kinni ja küsida, et kuidas siis on, et kas keegi kiusab seal töö juures või noh, mis on, et noh, näe on, et vanemad on stressis, eks ole. Ja nüüd on see, et lihtsalt oodata, et kool tuleb vahele, mis pärast kool peab vanemate ja laste vahel üldse tulema. Kui vanemad tunnevad, no kiusad, peavad julgema lastele rääkida. Või mis? Sina kui lapsevanem? Ei, ma nüüd kõiki ei julge küll lastele rääkida. Parem, kui ta meie saatest ei tea midagi. Üks teema oli veel Eesti meedias, mis torkas, no ilmselt see oli mingi Delfi naine või midagi, naised või kuidas see kõlas. Sinu naine ka, eks ole. Kas mees või naine kurtis, et selleks, et tema mees karjääriredelil edeneks, pidi ta magama mehe ülemusega. Oota, kumb pidi magama mehe ülemusega? Mul jäi ka see vahepeal nagu seal arusaamatuks, et kes siis algselt nagu rääkis, aga seal võib olla tänapäeval ju variandid. Absoluutselt, seda ma silmas pidasingi. Et võtaks mees ka teadis seda, et nagu niimoodi juhtus. Et oletame näiteks... No kui see juhtus mehega, siis ta ilmselt teadis. Siin ei saa süüdimatult mängida. Ma ei teadnud, ma magasin oma ülemusega, et karjääriredelil kõrgemale tõusta. Ei, seda vist oli niimoodi, et noh, nagu et naine, kes ei töötanud selles struktuuris, oletame. Aga lihtsalt magas heast tahtest. Idee. Pärast ütles, et see oli selle jaoks, et sa saaksid edasi jõudumatele. Ja mõista kinga ei saaks. Või muidugi, jah. Kui sinuga juhtuks elus selline küsimus, me jõudsime juba peaaegu meditsiini ja sinna. No jaa, minul on viimasel ajal suur unepuudus. Ma tunnen kohe unisust ja pidevalt, kui ma näen mõnda naist äravast, siis mul on kohtav tahtmine temaga magada. Ja see on vaevalt mind tegelikult nagu permanentselt läbi mu elu, ma ei tea. Aidanud elus edasi jõuda? Ei. Ma nii sügavale ei tahaks sellega minna, selles mõttes, et pigem on sellest tulnud jama pigem. Eriti kui me räägime abikaasadest ja naiste elukaaslastest ja nii edasi, eks ole. Et see vastupidi on takistanud edeneda. See võib muidugi takistada. Kui me juba võtsime Eesti uudised ette, siis ma teen veel ühe. Täitsa kogemata. Jaa, ma tean, aga kasutame juhust ära. Selles mõttes, et kui juba juhus kätte jõudis. Lihtsalt ma lugesin kellakeeramise kohta, mis oli alles hiljuti nüüd Eestis. Et kellakeeramise mõjudega aitab kohaneda varajane uinumine. Ja doktor Mumma on kindlasti sellega... Tema ei kirjuta. Nagu ma ütlesin, siis ma ei hakanud lahti klikkama uudist, sest ma ei loe uudiseid. Aga lihtsalt ma arvan, et väga hea oleks pöörduda perearsti poole, lasta välja kirjutada mingit topelt annus, võimalik kangeid retsepti uinuteid, võtta see kõik korraga sisse, natuke enne seda kella keeramise perioodi ja uinuda. Veel parem, kui kodus kätte saadava alkoholiga seda alla loputada. Ja kui te ärkate näiteks 2 nädala pärast, juhul kui te ärkate, siis teil on sügavalt pohhui sellest, mis päev on, kella keeramist ei tea midagi ja te isegi ei taha sellest teada. Ja selles mõttes saate sellest vahepealsest mingisugusest sellisest anomaaliast üle väga hästi. Ma arvan, et see võib täitsa toimida. Minu mõttes väga hea hinnangu ka kellakeeramisele andis. Mind ka näiteks jätab täiesti külmaks Igor Gräzin, kui see Tallinna pull oli. Me ei räägi Eesti uudistest. Ei, me räägi. Ta ütles, et talle võib teha kõiki ettepanekuid. Ta on nõus kõiki asju arutama. See on jälle need elukaaslased magavad ülemustega? Ei ole. Ta ütles, et peaasi, et ta ei pea hakkama hommikul kell 8 ärkama ja 9 tööle käia. Nii et
tema hinnang oli põhimõtteliselt kellakeeraldmisele ka täiesti. Peas, et mina juba kell 8 ruumi. Samas läks ta 7:30 vist arutama talle tehtavaid pakkumisi, nii et selles mõttes. Ja. Vahest võib. Noh, meie tervitame, mina vähemalt isiklikult tervitan Jaak Valget, eks eelmises saates me rääkisime sellest, kuidas ta sai kohtus võidu ja vähemalt ei pea trahve maksma. Ma nägin videot, kui varakult ta pidi tõusma selleks, et seda lippu sinna kirjanike maja. Oli ta magama läinud selleks ajaks? Ega ma ei tea, seda võiksime küsida, kui ta peaks sattuma. Ta sealt sirge oli küll. Meile kirjutama. Tema ei ole ka meile kirjutanud. Ta ei ole veel kirjutanud, aga võib-olla äkki läheb postkastigi edasi. Ja siin keegi kodanik Püha isa vist Hiiumaalt küsib, et kas vaba on saamus või hääl? See on täiesti saamuse vaba hääl. Ma vastan sellele oma pool. Siin ei ole saamusega mitte midagi pistmist. See, et me oleme oma lokatsiooni paigutanud siia, sellepärast, et igal pool mujal oleks me juba kinni istunud. Ja siin me saame oma häält teha. See on Vabaduse viimane korin või isegi ütleks röögatus. Rohkem te seda ei kuule. No ma ei taha nüüd ennustada, et meie lõpetame tegevust. Esialgu on meie saate nimi Saamuse vaba hääl, aga vaatame, mis edasi saab. Et no see on sama nagu, kas me räägime aju vabast häälest või aju vabast häälest. Meil on ikka tõsine saade. Ei, muidugi loomulikult me ei hakka siin nalja tegema. Me võib-olla räägime lihtsalt tõsistest teemadest aju vaba häälega. Aga inimene peab oskama lugeda ja kuulata. Ja inimene ei saa teha oma häält. Tähendab selles, et ei saa muuta oma häält. Ta ei saa midagi teha, et tal on siuke hääl. Me selleks, et tsensuur meid ei jälgiks, üritame lihtsalt hea mängu juures lodevat. Tegelikult me oleme korralikud inimesed. Ja aga nagu näha ikkagi ja siis instantsidest veel küsib keegi, et kas sellist saadet on üldse vaja, et võiks nagu olemata olla? No, mina selle peale vastan. Teemaks nii, et sina küsid, mina vastan. Et me oleme teinud taotlust mis on see? Kultuurkapitalile. Ja, kultuurväärtuste kapitalile. Ja loodame järgmise loo ajal saada siis mingise toetuse ka, et selles mõttes, et ma arvan, et sellist saadet on vägagi vaja. Toetust ka. Toetust on vägagi vaja, veel rohkem kui saadet. Me võime isegi teoreetiliselt jätta saate ära juhul, kui me saame toetuse. Nagu vastutasuks. Näiteks jätame 8 kuuks, näiteks lähen puhkusele. Jah, lihtsalt, aga nagu kreeksed ütlevad panemorfi. Ehk ilus elu. Panemorfi, jah, pane või ära pane, eks. Nii kaua peame hakkama saama meie sponsoritega. Jah, Euroopa Liit. Eesti riik meid veel ei toeta. Ja Liiviko. Ja Liiviko, laht. Sellest oli eelmine kord juttu. Et vahepeal kõige suurem uudis oli see, et kevad tuli ja võib-olla isegi suvi on ju. Ja, siin on suvi. Me oleme iga päev ujumus käinud. Mina võisin ka ühe korra rolleriga. Mis rolleriga? Sul ei ole? Ei, ma lihtsalt juhtus see, et tee lõppes otsa, et see on siuke tahtmatu supellus. Nii, ja selles mõttes. Ja. Aga ei, vesi oli soe, et pole tullu midagi. Ja meil siin on olnud kaunid ilmad juba mõnda nädalat. Ma ei tea, kas see nüüd kestma jääb, on ise asi, aga. Muide, ma ei öelnud sulle, et ma oma rolleriga käisin. Sain aru, jah. No nii. Ja siis meie läänerannikust nii palju veel, et siis on tulemas siin 13, 14, 15 aprill on see Käbliku Eesti restoranis ühesõnaga all. Te veel jõuate piletit osta. Käbliku kevadpäevad, nendel on siis Eesti käsitööõlle tutvustus kreeklastele, siis Käbliku tegi ju selle mingi tootepartii, kus on Marjani ja mitte Marjani tehtud saamuse piltidega nagu see tooteseeria. Kas me peaksime ka rääkima, Marjan on sinu abikaasa? Jaa, võib küllast rääkida. Kas me räägime tast? Ei, pigem ei. Ei, mitte pikalt. Kas see, kui on tutvustus kreeklastele, kas see tähendab seda, et seal väravus on silt, et albaanlane ära tule või türklane Bulgaarlane ära tule. Sellest me jõuame veel rääkida, aga see on teine plokk, kolmas.
ei, nad seal, ma vaatasin nende seda üleskutset, et seal siis väga erinevate õlledega püütakse harida kohalikke ja noh, kuna Eesti kõrts siin on olemas, siis hea, kui nad seal, ühesõnaga Kärniku seltskond saab tulla ennast välja elama, siis no ja, ma tean neid. Vanasti olid tippjuhtidele või noh, üleüldse juhtidele oli Eestis see Pärnu konverents või mis ta oli. See oli selline võimalus tippjuhtidel ennast totaalselt nagu pildituks juua niimoodi, et nad ei jääks nagu oma alluvate halvakspanu objektiks. Ehk et kõik omasugused joovad, jäävad kuskile, laaberdavad magama ja tulevad puhta poisina välja, sellepärast, et nad ei hakka üksteise peale nagu koputama, et vaat, kes ta tegi. Need üritused, kus ma kuulsin, et keegi hotellipidaja pärast kurtis, et keegi oli vanni välja võtnud sealt vannide vastu, sõitsid vanniga trepist alla ja... Täitsa võimalik, vaata, nendel, ma olen ühel sellisel käinud, ma ei hakka rääkima. See võib, noh jah, sa advokaatiga ei tasuks vaielda. Jah, tõepoolest. Ei, lihtsalt see, et... Võiks olla, võiks ka mitte olla. Võiks ka olla võib, et... Ja tuli kuum. Et seal oli selliseid juhtumid küll, et vaata, kuna näiteks mõnikord kutsusid mõne näiteks dirigendi rääkima juhtimisest, et kuidas tema oma orkestrit juhib ja noh, ala nagu Paavo Järvi või keegi tuleb sinna ja räägib oma kogemusest või siis mõnikord võis Turovski rääkida loomaliikide struktuuridest, kuidas see käib. Ehk et nad võtsid väga laialt, see täitsa vabalt võis olla, et nad näiteks leidsid mõne, ma ei tea, kas Eestis on mingi bobikelgu sõidu võistluse mingi tiimene ja nad rääkisid, kuidas selle vanniga peab sõitma ja nad siis tegid järgi, et see on täitsa võimalik. See oli olümpia ajal parasjagu, et nad said just inspiratsiooni. Aga tee nii, et rohkem spordist täna ei räägi, ma tunnen, et mul hakkab see sitameeter juba nagu kurgu alla tõusma. Ja, ega mul siit, mis nagu siis, mis toimub üldse Saamusel, ma mõtlen, et kas meil on üldse midagi sellist akuutset Saamusel, Kreeka uudisteni jõuame hiljem. Ja. Palju teie kandis näiteks? Meil on 2 turisti ära surnud, aga mõlemad täiesti, ja nüüd alles mõne nädala jooksul või alla selle isegi. Turismihooaeg pole alanud. No täpselt, need ei olnud nagu need üledoseerinud valged lääne-eurooplased, nad on mõned, üks vist oli isegi jänki, aga noh, jah, selles, et lääne poolt inimesed, aga mõlemad olid parajas vanuses juba ja lihtsalt süda ei pidanud vastu, aga siin tegelikult Saamusel ei ole kerge hakkama saada, sa oled ise selle kursis, eks ole. Meil vist eelmises hooaja peale kokku 2 tükki suri ära. Teil? No nagu... See on nagu antireklaam, et tulge meile, ainult 2 surid ära. Aga okei, ma saan sust aru. Ega ma eelmist aasta statistikat tegelikult ei tea. Et ma ei oska niimoodi kaasa rääkida. Muidu üldiselt sureb siin viimasel ajal peaaegu iga päev matus. Ei selles mõttes, et päeva pulmad. Kohalikke ma mõtlen. Et tõesti oli vahepeal niimoodi, et 4 päeva järjest ja ühel päeval oli 2 matust lõusa. Tervise peab vastu, niimoodi lähed ise autarist, kui niimoodi igal pool, eks ole, väikse pitsiks ikka mälestuseks, läheb teinegi. Inimesed ei jõudnud enam matust või käia. Ei jõudnud keikusse Eesti, nad istusid resti peal, nii oli. Täpselt, sisse ei saagi enam. Ja rahvast on ka nii palju, et sisse ei saa. Ja kõrtsid pidid olema valmis nagu teenindama kogu seda survet. Jaa, kuule, kui ma sõitsin nüüd teie lääne poolde, siis ma vaatasin küll, et väga paljud kohad olid täitsa nagu selles mõttes avatud näha, uksed on lahti, ühtegi inimest sees veel ei ole. Et nad inimesed ootavad peielisi, et nagu tulevad kas nüüd peielised või siis suisa need kadunukesed ise. Sest muidu oleks ju rahvast ikka sees, eks täitsa tühjad, jah. Pole veel alanud päriselt, kuigi hakkab märk andma. Kirjutage meile siis rohkem, andke tagasisidet iga saate all, mis me YouTube'ist, Facebooki või kuhugi mujale jagame, on võimalik anda oma sisenduid mõtteid. Aga ainult positiivselt palun, eks ole. Aga mis need inimesed? Ei, ma ei teagi, kes need on ja mida nad endast kuulutavad. Kuidas ei Jüri endast arvab näiteks? Ise veel enneaegne. See halvusinstantsidest, miks on vaja sellist jama? Siseministeeriumist. Lihtsalt meil ei ole tavast kokanduse rubriik, aga tuli lihtsalt meelde, et tuli üks kiri keegi, kes, me ei ole Kreeka kööki ja köögindust üldse puudutanud, aga oli teinud kodus oma algatuslikult. Mina oma raamatus, mul oli terve
osa kokandusest. jaa, sinu raamatus on küll jah. Sellest ma võiksin ka rääkida. Millistel hingelistel kaalutlustel sa seda kirjutasid. Aga seekord siis jah, et keegi oli teinud mussakat või mingit muud samasugust plaadi või vormirooga jah. Ja loomulikult nagu ikka juhtub äparduse esimesel korral see kõrbes põhja, nüüd ta ei saanud seda Bechamel või mis iganes kastet sealt põhjast lahti, see oli ära kõrbenud sinna ja ta siis nagu küsis, et milliste vahenditega oleks kõige parem lahti nühkida. Ja no me üritasime inimesele vastu tulla, et noh, ikkagi hõimu või rahvuskaaslane. Me saime mingi siukse info, et on mingi ajaksi sarnane abrasiivpulber, millega on väga hea lahti nühkida. Nüüd pärast järelkatsetamist ma enam ei soovita seda ainet. See võib lõppeda, see lahti nühkimine võib lõppeda traumapunktiga. Minul vähemalt oli nädal aega valus. Ehk et proovige siiski lihtsalt pikkade sujuvate tõmmetega rahulikult, aeglaselt, võtke aega ja kõik saab puhtaks. Kõik saab lahti. Aga jah, et need abrasiivid, need ei ole kõige parem. Ehk siis kogu see aeg enam-vähem, mis jäi 2 saate vahele, selle sa veetsid nagu ravil olles? No ma võtsin sanatooriumis koha jah, et oli vaja ju... Narva Jõesuus. Sa võid öelda seda Narva Jeesuseks, aga noh, meil on siin resordid, meil on siin kõik olemas, isegi kuumaveeallikad on. Mul tekkis üks selline köögis, aga noh, selle ma sain ära likvideerida. Eelmisest korrast ma rääkisin linnapeast, kes parandas Sitamäust, ma olen talle äärmist tänulik. Me mäletame neid lugusid, jah. Just, mäletame neid veel kaua. Rubriik linnapea. Seda enam, et jah, uks püsib siiamaani. Lihtsalt tuli meelde see, et ta tegi mulle väga inimliku merkantiilse pakkumise. Küsis, kas ma tahan maksta sulas või kaardiga või noh, sellised nagu e-arveldus, noh nagu arvega. Ja ise ütles kohe lõppu ära, et ei, et sulas on nagu odavam. Ehk et andis mõiste, nagu andis vihje, andis mõiste, et jätame maksud maksmata. Ja mulle meeldib see on hea suhtumine, eriti linna pealt. Ja nüüd ma nüüd ootangi, et mul tuleb nagu elektriarve nüüd kohe ühe maksin ära, et järgmine tulemas. Ma loodan, et ta nüüd annab mulle hea vihje, kuidas saaks elektrit varastada. Sellepärast, et kui juba linnapea annab nõu, kuidas elektrit varastada, siis tõenäoliselt see läheb ka läbi. Ehk et tegemist ei ole mingi harrastajaga. Nii nagu vanasti kodutänaval, et käib vahepeal tagurpidi võibolla. Sellest ma ei saa ka rääkida. Või ma ei tea, kaua saab tagantjärgi Eesti Energia tagasi nõuda. See 25 aastat vana lugu või? Äkki enam ei saa. Äkki mitte, loodame. Nad ei saa meid siit kätte. Ma just mõtlesin, mis selle meie kommunaalrubriigi nimi võiks olla, et me siin vahepeal eesti keeles käis läbi sõna majavalitsuse mingi teema. Aga siis ma vaatasin, et antiikjumalatest, noh vaata Hermes oli nagu kaubanduse, rikkuse, õnne, ta kiutas ringi. Varaste ja reisimise jumalat. Varastamise, ja. Just. Hermes kaaluda sellist. Hermese kannul. See vist on mingi film, kui ta oli. Võib-olla tõesti. Tuleb meelde. Jaa. Nii. Kraameri vastu. Ja Kreekas, tähendab, mis meil siin siis veel, et vahepeal said selgeks, ma räägin täitsa asjalik. Said selgeks need suvised festivali daatumid, et siin on ju meil tulemas külalisi, et siis võib-olla on ka hea teada. Et juuli lõpus on teie kandis seal Pythagoreos ja Ireaanis kultuurifestival. See toimub nagu läbi nädal, see on juuli 3. nädal. Siis 7., 8., 9. august on teie kandis jälle see Irean Fest on ju, kus on kohal ka Kreeka, väga sageli Kreeka suurimad mingid rock. Vastab tõele, meie ainus festivist. Tähtsad üleriigilised artistid, eelmine aasta oli teil seal ju näiteks Pix Laks, mis on nagu Kreeka Ultima Thule on ju. Mitte segamini oled kadunud Henri Laksiga. Pix Laks, jah. Meenutame kaastunne omastele. Ja see aasta oli ka üks väga tuntud Kreeka bänd, mida ma praegu Kreeka küll ütlema siin ei hakka. Nii rohkem. Ei, mul teine pool sõnast ei ole hästi meeles. Ja siis meil endal on siin 14-19 juuli juba
on Ormoses suur traditsioonilise folkmuusika festival. Päris palju basukasid. jah, kus on need öised õpitood ja öised mängud ja kogu see. mind on alati need öised mängud huvitanud, aga miks need õpitood peavad ka olema just öised? ei, need õpitood on pigem päeval, et siis kuskil valges õpime päeval ja öösel teeme. jah, jaanimardikate valgel. Okei. Kas siin on jaanimardikaid? Mina tean. Mina pole näinud. Ma ei ole veel näinud. Ja siis augusti esimene nädalavahetus 3-4-5 praeguse plaani järgi on siis meie külas Marte Kamposes Pythagorase festival, kus ka Eesti kultuuri osa on. See aasta tõenäoliselt on Eesti poolelt esindatud luulet, filmi ja võib-olla ka muusikat. Kas me esitame ka oma filmi? Et kuidas me tegime podcasti või? Me selle võtta kavasse. Või mingi Briani elu või sinu elu või minu elu. Minu elu. Noh, sinu. Räägi see värk ära, see osa sellest Pythagoria festivalist, et kas see on nüüd ainult teie fester ja teised linnad, mida ma olen hoomanud ka tähistavad, on täiesti eraldi festival või see on nagu siuke rändfestival, et mingitel kuupäevadel on ta siin, siis ta läheb edasi. Terve saal ju tegelikult tähistab Pythagoriast. No selle nimelisena on ta vist nagu ainus, kuigi see festival, seal on ikka lugu, et see meie tegevkorraldaja korraldab kultuurifestivali ka Pythagorias ja Ireonis. Ja see on umbes samal ajal, nii et umbes samal ajal ta ei ela üldse siin, ta elab Süürosel ja Ateenas. Ta tuleb festivalide ajaks siia, siis ta aitab läbi viia festivali siin, seal, sest meie tegeleme suurte asjadega, keegi peab ju reaalselt ka korraldama kohalike töömehi peksma ja maksma neile ja vahendama mingid sponsorsummasid siit sinna ja nii edasi. Et keegi sellega siin otseselt tegeleda ei taha või ei ole suuteline, siis selleks on eraldi inimene värvatud. Aga jah, et sa ei tea, kas see on ta ei ole üks ja sama, ta on juriidiliselt ka erinev asi, lihtsalt ta on nagu kokku pandud niimoodi, et sa ei peaks sõitma ühest saare otsast teise, et sa saad ka seal nii-öelda samalaadse festivali osaliseks. Aga programm on sama vist või? Ei ole päris sama, et siin võikski olla niimoodi, et mingisugused filmid või üritused kulgeksid nagu ühest kohast teise rohkem, et eks. No ma mõtlen lihtsalt seda, et terve saar peab ligikaudu samal ajal festivalit. No eks need aasta natuke muutuvad ka. No, aga see programm pole päris sama. Paraku võib-olla ongi parem, et ei ole seal Pythagoras on minu meelest programm liiga akadeemiline, seal on nagu hästi selline tõsine see programm. Et meil ta nagu üritab olla nii ja naa, et ta ei ole nii raamides ka selles mõttes, et seal ei pea olema ainult akadeemiline pool. No selles mõttes me ei taha nii-öelda taidlejatele ei öelda. Ma mõtlen, et on hea, kui sa ütlesid, et nüüd on juriidiliselt erinevad vormid, vaata suured ehitusfirmad ka, kui nad teavad panevad maja püsti, objekti valmis, siis nad põhimõtteliselt iga maja ehitavad sisuliselt eraldi juriidilise isikuna, mille nad pärast seda põhja lasavad, sest kujutad pilti ette, kui aastas mingi 100 maja üles ehita ja siis nagu kogu aeg seda raamatupidamist kedrata. Lihtsam on see firma põhja lasta, mis selle maja valmis ehitas, siis ei ole keegi enam vastu. Ja et kui näiteks meie poolkeral seal idasaamuses läheb midagi haisema, siis teie saate ikka edasi vedada oma värke. See on mõistlik. Me nüüd peame tegema pausi ja siis uue lindistusega lähme edasi. Napilt sai aeg. Kas täis või? Ei, 20 sekundit jäi järgi. Kus on risk? Mis ta siis teeb? Kiilub kinni või mis ta teeb? Ma ei tea. Ta enam ei saa salvesta, jah? Jah.